Millega tuleb arvestada, kui tuled siia kooli? Esiteks sellega, et see on väga palju iseseisvat, sa pead ise oma aega väga planeerima ning olema ka kohusetundlik oma asjadega. Ma arvan, et tuleb kindlasti arvestada sellega, et Torg ei ole üldse nagu tavaline kool. No meil ei ole esiteks klassijuhatajad isegi ja meil on väga erinevad õppevormid nagu terve minapäev ja loengupäevad ja sellised asjad. Siia kooli tulles sa pead olema iseseisev ja valmis kohanema erinevate uute tingimustega, sest meil on uus kool ja erinevad asjad pidevalt muutuvad. Sa pead arvestama sellega, et sa pead väga palju ise tegema ja et sa pead läbi mitme koolimaja rändama. Ma arvan, kindlasti pead arvestama sellega, et enamus õpilasi on siis ekstraverdid ning nad soovivad sinuga rääkida ning tuttavaks saada ning tahavad sinuga sõbraks saada. Kas kool õpetab rohkem teadmisi või eluks vajalikke oskusi? Pigem eluks vajalikke oskusi. Torg õpetab mõlemat, nii teadmisi kui ka eluks vajalikke oskusi. Minu jaoks pigem rohkem eluks vajalikke teadmisi ja selleks, kuidas näiteks ajaplaneerimisega toime tulla. Kool õpetab rohkem eluks vajalikke oskusi. Kui saaksid minna 10. klassi tagasi, mida sa endale ütleksid? Anna endale aega ja teha vigu, sest muidu sa jääd upikusse lihtsalt. Ma arvan, ma ütleksin endale, et sind ootavad 3 väga huvitavad aastad ning sa tutvud väga huvitavate inimestega, kellega sa saad väljas käia ja teha erinevaid tegusid. Kui ma saaksin minna tagasi 10. klassi, siis ma arvan, et ma võtaks rohkem aega maha ja naudiks igat hetke, sest et need 3 aastat tegelikult lähevad väga kiiresti. Sa ei pea kõike võtma väga tõsiselt, aga samas ära lase lõdvaks ka, et tee ikka asjad õiglale ära, aga tegele ka rohkem asjadega, mis sulle endale huvi pakuvad. Millist tunnet tekitab sinus mõte? Olen selle kooli vilistlane. Et ma olen olnud selle esimene lend ning ma olen nagu selle kooli algataja, mis on minu jaoks nagu väga tähtsal kohal. Ma ütleks, et pigem sooja tunned, kuna inimesed on siin väga sõbralikud olnud ja ma olen väga palju arenenud inimesena. Auväärsustunne. Et ma lõpetan midagi uut ja ägedat, midagi teistsugust. Ütlen ausalt uhke tunne, sest me oleme esimene lend ja meil on kõige rohkem olnud katsetusi ja kõige rohkem läbi elanud, seega see on väga lahe kogemus. Ma arvan, et nende 3 aasta jooksul ma siis läbisin väga palju erinevaid kursuseid ning olen valmis täiskasvanu eluks ning olen valmis tegutsema edaspidi iseseisvalt.